nagu vormelis ma olen nüüd sõitnud mitte väga palju. Et me alustasime eelmine aasta suvel selle 2015 vormeliga, millega me tegime siis pool päeva. Et väga palju ei teinud ja see aasta mõtlesime, et ostame selle uue vormeli, et hakkame natukene tõsisemalt tegema. Ja ma ütlen, et päris ilusti on praegu läinud meil, et hoog me näeme ikkagi äkki vahepeal saame samasse sekundisse, aga natukene oleme siis maas nagu õigest ajast. Aga ikkagi, et alles algus minu jaoks ja eks siin on palju õppida veel. Jah. Kui kaardi pealt tuled, mis nagu kõige keerulisem on seal vormeli peal nagu harjuda? Ma arvan, et eks kindlasti on need rihmad, need tirivad siin päris kõvasti kinni. Ees pidur on ka, seal peab päris kõvasti vajutama, et praegu ma vist eelmine kord jaksasin ainult 60 paari vajutada, aga kõik räägivad ikkagi, et õiged sõitjad vähemalt teevad ikka 100 paari ära. Et need on siis 2 põhilist asja. No see aasta läheb sul ikka ju veel kardiroolis, et mis sul selle hooaja siht on? Jaa, mul on veel siis, ma arvan, et mu siht on see, et ikka saada nüüd septembris tuleb meil maailmameistrikas Cremonas, mida väga kindlasti tahaks ära võita. Ja viimased 2 võistlust Itaalia meistrikad oleme ära võitnud. Et seal on päris ilusti nüüd hakanud minema ja hoog on üleval, et loodan parimat sellest aastast. Et tõesti tahaks selle maailmaka ära võita. Vormeliga pead sa veel mõne aasta ootama? Ja Volmeriga peab nüüd ootama, kuni ma 15 olen, ehk siis 3 aastat. Ma ei tea, kas nad vahetavad regulatsiooni või ei vaheta. Eks see on siis, kas nad panevad 16-aastase on miinimum või mitte. Aga eks me peame vaatama, et nüüd teeme trenni vormeriga. Ja siis, kui ülesse saab, siis juba äkki hakkame kuskil natukene suurtemates tiimides käima. Et praegu on meil enda vormel ja siis pärast seda vaatame, kuidas hakkab minema.